ma arvan, et see kõige suurem erinevus ongi selles, et enne tundus kogu aeg, ma pean nagu teisi juhtima. Noh, ikka nagu teiste tulemusi ja siis ma pean mingi strateegiat tegema ja siis seda selgitama ja kommunikatsiooni tegema ja siis kommunikatsioon mitte, et kuulaks, vaid siis ma räägin hästi palju, et siis on kommunikatsioon justkui või et ma pean nagu teisi juhtima ja õppima igasuguseid tehnikaid, kuidas motiveerida inimesi ja kuidas aega juhtida ja kuidas tulemusi juhtida ja kuidas delegeerida, sellised nagu teiste fookus. Ja siis, kui teistel ei ole väga lihtne olla, et siis ka kuidas neid aidata, kui nendel ei ole väga hea olla. Ehk et see fookus hästi palju nagu teiste peal. Ja täna, kuidas ma seda mõtestan, see, et fookus on su enda peal ja siis see mõju tuleb juba ise automaatselt. Aga kuna see endaga tegelemine võib olla suhteliselt vastik ja ebameeldiv, sest et seal ka teiste asju on ju tore lahendada, aga enda asju hakata lahendama, mis sa pead nagu päriselt võtma selle vastutuse ja päriselt hakkama tegema, et tore on rääkida, et tiimi liikmed võiks võtta vastutust ja nii edasi, aga see on juhi enda peegeldus, ehk et ta ei võta kõigepealt ise enda suhtes seda vastutust.